kõik on hea või? Okei. Aga alustame siis ja tere kõik kohale tulnud ja tere ka nii-öelda panelistidele ja tere pealtvaatajatele üle Postimehe veebiülekande. Samast muidugi palus mul siin alustuseks öelda, et 1. novembril on, nädala pärast on BNS-i ja Postimehe ühiskorraldatav Venemaa teemaline konverents, aga siis ka tänase teema juurde, et täna on meie selles vestlusringis siin Äripäeva peadirektor Igor Rõõtov, tere, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm, tere, Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, tere. Helmes omanik Jaak Pillesaar, tere. Jaan Pillesaar, vabandust, tere. Ja rahandusminister Sven Sester, tere. Ja meie teemaks siis on täna nii-öelda OÜtamine. Ma saan aru, et siin paljud paneelis osalejad on Tegeliku töösuhte varjamine. Tegeliku töösuhte varjamiseks tahaks seda kutsuda, aga tegeliku töösuhte varjamine on veel nii värske termin, et OÜtamine on kõigile palju selgem minu meelest vähemalt. Aga vastupidi, ei ole just selge, millest see probleem on üle? Üldiselt, eks ole, OÜtamise puhul me teame, millest räägitakse enam-vähem. Teema on selgem kui tegelikult töösuhte varjamine, mille osas on ebakindlustel rohkem, aga ma ei tea, alustaks võib-olla siis selle teema nii-öelda algusest, et miks see teema nüüd tõstatus väga teravalt meie ühiskondliku diskussiooni on 3 Riigikohtu otsust. Need 3 Riigikohtu otsust tegelikult kirjeldasid tegeliku töösuhte varjamist siis väga spetsiifilises olukorras, et väga selline spetsiifiline koht, kus siis Riigikohus leidis, et tegelikult oli tegemist töösuhtega. Aga selle peale siis käivitus selline ühiskondlik debatt, mis natukene on vist seotud sellega, et see implikatsioonid on väga sügavalt sees, et mis iganes erinevaid lepingulisi suhted võib nüüd Maksuamet uuesti hakata töösuhteks hindama. Et Marek näiteks, et teie panite välja pressiteate, kus te väga pehmelt selgitasite oma nägemust, oma sellist suhtumist, aga kas sulle tundub ka, et see enamus sellest debati teravusest on seotud sellega, et ettevõtjad kardavad, et täielik selgus on kadunud, et sa sõlmid mingisuguse lepingulise suhte mingisuguse ettevõttega ja pärast seda tuleb Maksuamet ja ütleb, et tegemist oli siin töövõtulepinguga või töösuhtega? No ma arvan, et kui seda olukorda kirjeldada, siis need 3 kohtuotsust ikkagi tegelikult teatud konkreetses ulatuses tõid õigusselguse, mida on mitmed aastad oodatud ja me räägime tegelikult ainult 3 kohtuotsusest, mida ka Maksuamet ootas, et mitte selle teemaga ennem tegeleda, kui see asi oleks selge. Ja seetõttu ütleme ka meie tegevus pakkuda avalikku teenust selliselt, et kui õigusselgus Riigikohtu poolt on saabunud, siis seda uut teadmist või uut olukorda edasi anda läbi sellise nõustamistegevuse, mille kohta me tegime siis eelmise nädala algusel ka teate, et me asume seda tegema just selles fookuses, mida Riigikohus kirjeldas väga konkreetses alas, seadmata siis ettevõtlusvormi või muid ettevõtlusega seotud maksuteemasid nagu sellesse nõustamise alasse, et see oli see plaan, aga eelmine nädal tõesti siis sellele automaatselt tuli juurde veel rida muid teemasid, mis vedas selle diskussiooni hästi laiaks ja sealt tekkis ka selline ühiskondlik minu meelest ikkagi pigem nagu see, et see teema vajab nagu natuke otsast peale lahti seletamist, millega on tegu. Et kui see nagu lisada, et selle asja nagu olemuses tõesti olid need 3 lahendit, ma arvan, selle asja katalüsaatoriks sai just möödunud nädala esmaspäevane nagu teade ja mis pärast toimus, oli tõesti väga üllatav selline arvamuste polariseerumine, üliterav nagu ühiskondlik debatt nii meedias kui ka nagu sotsiaalmeedias. Et praeguseks hetkeks ma ütleksin, et ta on nagu rahunenud, on tekkinud palju nagu asjalikke arvamusi ja on näha, et ühiskond otsib siia nagu lahendusi. Aga siin on ikkagi mingisugune teatud implikatsioon sees, et
et jah, et selles konkreetses olukorras meil on selge, et need asjad kvalifitseeruvad töösuhteks. Et kas seal võib olla tulevikus veel mingisuguseid olukordi, kus mingid muud lepingulised suhted muutuvad töösuhteks? Alustaks sellest, et need konkreetsed olukorrad ei ole absoluutselt piiritletavad sellise nagu lihtsa käsitlusega. Mistõttu ka me Maksuametis oleme otsustanud, et me ei taha jagada ühtegi sellist suvalist numbrit välja, mille alusel me praegu töötame. Mida ma nüüd saan värske infona öelda täna hommikuse seisuga, me oleme suhelnud 80 ettevõtjaga ja mitte kõik, isegi olenemata sellest, et esialgselt meie andmetest nähtub, et nad võivad kuuluda selle kohtuotsuse selle fookusesse, et nad peaksid oma maksukäitumist ja maksude tasumise korraldust muutma, ei ole seda. Mis tähendab seda, et praegu on ikkagi hästi oluline hoida seda dialoogi meie ja konkreetsete ettevõtjate vahel ja tuvastada, et kas ettevõtja peab midagi muutma nendest 3 kohtulahendist tulenevalt või mitte. Et 80 ettevõttega see suhtlus on olnud väga selline töine ja konstruktiivne ja uskuge mind, et ettevõtjad välja arvatud väga üksikud erandid, tõesti 2-3 erandit, kus ilmselt ei ole meie poolt helistamise aeg olnud sobiv või see moment, eks ju, või mingi emotsionaalne hetk, kus me oleme saanud tagasisidet, et ma ei taha selle teemal rääkida, aga need 80 enamus tegelikult on olnud ülimalt positiivsed selles mõttes, et just niimoodi võetakse ühendust, niimoodi proovitakse selgusele jõuda, et kas mina ettevõtjana pean mingit korrektuure tegema või ma võin niimoodi edasi minna. Nii et selles mõttes see süsteem nii-öelda meie tasandil, ettevõtja tasandil selles piiritlusalalt toimub praegu ülihästi. Ma tahaks ka võib-olla siit võtta jutu üle, et see tahaks kindlasti siin ettevõtjad rahustada, et ühelt poolt Riigikohtu otsused kindlasti nagu sillutavad teed selgele õigusloomele ja siin ei ole midagi nagu rääkida, et ta annab mingi signaali, kuidas me peaksime käituma. Aga kindlasti nagu rahustada ettevõtjaid selles kontekstis, et mingit täiendavat koormatisi ei taha küll riik praegu selle hetkel teha, et ma pigem tahaks selgelt nagu tunnustada Maksuametit, ma arvan juba kas või see täna, et me istume siin niimoodi viiekesi laua taga ja Maksuameti peadirektor on samamoodi meie hulgas siin, et tuletage meelde, ma ei tea, siis mingi X arv aastaid tagasi, kus Maksuamet oli tegelikult üks selge, konkreetne kontrollfunktsiooniga organ ja seda ta ainult tegi, et ta on järjest rohkem muutunud selliseks nõuandvaks organisatsiooniks. Loomulikult tal on kontrolliorgani funktsioonid jäänud ja ta sellest ei pääse mitte kuhugi. Aga ta on muutunud järjest rohkem selleks nõuandvaks organisatsiooniks ja vaadates ka neid viimaseid sõnumeid, mis ta on öelnud, et pigem ta tahab teha kõik endast oleneva, et see olemas olla seadusraamis aidata ettevõtjatel aru saada, et kuidas oleks nagu õige käituda, sest selge on see, et seadusi tuleb täita. Siin ei ole mingit küsimus, seadusi tuleb täita ja teine on ka selge, et ühtegi ettevõtet ei asutata pigem ütleme nii, et ettevõtted asutatakse kindlasti selleks, et omanikule maksimaalselt kasu tuua, aga sa pead tegema kindlasti seda seaduse piirides, et ma tunnustaks kindlasti Maksuametit. Jah, aga ainult küsimus siiski jääb, et mis seadused on? Tõmbaksin korra ikkagi intriigi üles, muidu me hakkamegi viisakalt nagu vestlema. Et minu jaoks jääb kaunis nagu ikkagi aru saama, et ühe seaduse tõlgendamiseks on vaja 3 Riigikohtu lahendit ja kui Maksuamet peab pärast purja vaeva nägema, et ettevõtjatele uuesti selgitada, kuidas seda seadust nagu tõlgendada. Et kas siin ikkagi ei ole tegemist seadusandja tegemata tööga? Arvan, et sul on õieti pandud küsimus ja nii-öelda heas mõttes õige intriigi püstitus, et loomulikult iga seadus peaks olema oma olemuses selline, et teda tegelikult ei ole võimalik tõlgendada. Tal on selge iseloom, tal on selge eesmärk ja kõik peaks üheselt aru saama. Ja see on ükskõik millise seadus, on see siis maksuseadus või mingi muu seadusandlik regulatsioon, et ma olen täiesti nõus, et mida vähem on sul tõlgendamisvõimalus, seda kindlamalt tunned sa ennast ka põrandal, kus sa konkreetselt kõnnid. Aga elu paraku ta ei ole nagu mustvalge, et me peame tunnistama, et väga tihti on nii-öelda kohtuotsuseid, kus tegelikult luuakse see mingi uus mõiste mingile ühele või teisele konkreetsele seadusele, aga ma olen täiesti nõus sellega, et igal juhul seadusandja peaks liikuma alati selle poole, et tõlgendamisruumi oleks võimalikult vähe. Sa oled nõus, aga sa oled rahandusminister, et kas selle debati valguses Rahandusministeerium on nüüd võtnud ette konkreetseid samme, et seda seadust muuta? Ärme unusta, et debatt on väga alguses praegusel hetkel, kui me tuletame meelde, siis sisuliselt ju see temaatika tõusis üles, siin on päevade küsimus, millal ta on nagu üles tõusnud, et üks pool on nagu see, et Rahandusministeerium on ise hakanud hakkab
hakkab ette valmistama teatavaid juhendeid selleks, et aru saamaks, mis see olukord on, aga lisaks sellele, et ma olen juba tänaseks päevaks juba saatnud välja päris mitmetele ettevõtlusorganisatsioonidele kutse tulla kokku, kuna nüüd erinevad tulevased võimalikud muudatused saavad ju puudutama sel juhul konkreetselt ettevõtjaid, ettevõtlusorganisatsioonid, et siis ma olen ka nüüd novembri alguseks juba kutsunud kokku tõesti tööandjad, kaubakojad, teenusmajanduskoja, siin Jaaniga eile eraldi veel rääkisime omavahel kahekesi, ma tean, et teenusmajanduskoda tuli ka oma ettepanekuga eile õhtul välja, et ma kujutan, et ta täna kindlasti seda puudutab siin ka, et ma arvan, et see eesmärk peaks olema ka seadusandjal, et pidada aktiivseid läbirääkimisi ja debatte nendega, keda üks või teine seadus puudutab, et seda me hakkame tegema. Ma tahaks natuke kiita tegelikult seadusandjat, et ega, ütleme, see õigusloome, kus kõik on nagu detailid paigas, et see ei ole see, mida tegelikult tänapäeval tahetakse. See mõte, et tehinguid käsitletakse sellisena, mis on tema tegelik olemus. See on meil süssis olnud kogu aeg ja ühesõnaga neid auke otsitakse, neid praktikaid kujundatakse ja kuni sinna seda nii-öelda ei tule nagu vastu sõnumit, eks ju, et see tõlgendus või seda auku tegelikult ei eksisteeri. Need seadused on kõik olemas, millel Riigikohus tugines, väga paljud on sellest ka lähtunud, teavad, et kui on töötamine, see on töötamine ja maksustatakse nagu töötamine, aga keegi on läinud ja katsetanud. Keegi tegi kunagi arvevabrikut, keegi liisib võib-olla firmale väga kalli maasturi, mis on tema nagu eratarbimise osa. Et ühesõnaga neid piire ju katsetatakse ja mina selles mõttes väga ei näe, et tuleb nagu väga detailselt hakata ette kirjutama, kuidas need asjad on. Üldpõhimõtetes natuke peab lähtuma ka ja aru saama, miks üldse Eestis makstakse ja et on ka nagu ütleme enam teenival inimesel või siis vahel ka vähem teenival inimesel tegelikult mõistlik lähtuda sellest, et töö on töö, eks ju. Aga mida vähem tõlgendamisruumi, seda kergem on meil kõigil, et see on ka selge. Seadused on seletuskirjad, on juhendid, on ju, et mida vähem sul tõlgendust on, seda kergem on sul lihtsalt elada, et see on ka fakt ikkagi, et ega see väärtus oma ette. Jaan, sinu jaoks on kõik selge? Minu jaoks ei ole midagi selge. Et huvitav oleks, siis ma võib-olla räägin selle alguse ära nagu ettevõtja silmade läbi, et mina siis kohtusin siin lihtsalt juhuslikult töö käigus mõne oma advokaadiga ja mõne siin audiitorbüroo juhiga ja nemad siis andsid mulle kiiresti oma tõlgenduse sellest kohtulahendite kogumist ja ka Maksuameti juhendist ja kahjuks on tegelikult niimoodi, et ega seda valdkonda ei saagi nagu väga täpselt kirjeldada. Ja siin seaduses ongi nagu hiiglasuur auk ja see peabki seal tõenäoliselt olema, sest et ka nagu parimad maksueksperdid päris mitmete ajurünnakute järele ei oska öelda, mis on see hea ja õige lahendus, eks ju. Ja kui tegelikult täna ette võtta need punktid, eks ole, mis seal kohtulahendites kirjas on, et siis kui hea tahtmise korral võiks nende punktide alusel 100% Eesti ettevõtteid nagu maksupetturiteks teha. Ja ma siis käisin ka ise nagu Maksuameti inimestega rääkimas sellel teemal ja ma sain aru, et seal ei ole mingit sellist tahet nüüd tõlgendada neid seaduseid selliselt, eks ju, kuigi see võimalus oleks olemas. Et täna selgelt on Maksuamet võib-olla kõige heatahtlikum osapool kogu selles ahelas, et tema tõesti tahab, et sisuliselt selgitatakse välja, et kes siis OÜtab ja kes mitte, eks ole. Ja ma tõin ka nagu võib-olla seal teravamad näited nagu lauale, eks ole, et stiilis, et kui üks ettevõtte alguse saab, eks ole, siis on täiesti nagu reegel praktiliselt, et tema esimene klient on endine tööandja, sellepärast, et müügitöö võtab turul 6 kuud aega võib-olla või pikemaltki on ju ja seal alustaval ettevõttel ei ole valikuid, eks ole, ta peab suhtlema need inimesed, keda juba teab ja tunneb, on ju. Et kui me nüüd nagu kirjasõna nagu tähtehäält võtaksime ja siis ütleksime kõigile neile ettevõtjatele, et teie esimene klient ei tohi olla tööandja endine, et see on kohe OÜtamine, et siis me ei saa enam ühtegi uut ettevõtet siia turule. Et veidi utreerituna, eks ju. Aga Maksuameti suhtumine on väga sõbralik ja mõistav, eks ole, et selles mõttes, et ikka vaadatakse sisu, mitte nagu vormi. See on väga oluline. Aga siin jääb jätkuvalt see küsimus üles, et kui me kõik töösuhted vormistaksime ümber nii-öelda teenuslepinguteks endise tööandja, endise töötaja ettevõtte vahel, et
meil hakkaks oluliselt vähenema riigi tulud, et meil on tööga seotud maksud moodustavad meil pool umbes riigi tuludest. Et ma tegin siin kiire arvutuse, just istusin maha, et mediaanpalk on meil täna kuskil 750, 750 pealt inimene saab kätte umbes 600, tööandja kulud 1000. 40% on tegelikult ja kui me ütleme, et see raha ju peaks olema teoreetiliselt ka välja teenitud ettevõttele, see 1000, ega ei ole mõtet pidada inimest tööl, kes tegelikult 1000 välja ei teeni, et siis tegelikult see lisandväärtus 1000 makstakse ära veel käibemaksuga pärast veel 60%. Nii et see on väga suur koormus, ütleme, mediaanpalga saajale ja nüüd on küsimused, et miks peaksid nagu need, kellele nagu antakse võimalus neid optimeerida, miks neile see võimalus jäetakse ja miks nemad ei kanna nagu sellest haridusest, riigikaitsest, tervishoiust oma nagu õiglast osa, et see on meie jaoks selline nagu väga printsipiaalne ja tausta küsimus. Et selles mõttes me väga toetame esiteks seda, et Riigikohus otsuse tegi ja seda, et meil tegelikult ütleme ka maksuamet väga adekvaatselt selle asjal reageerib. Aga muidugi selge on see, et ega ei saa ei riik ega ka maksuamet ei saa öelda, et sa oled kohustatud maksma 1000, 2000 või 5000 eurot kuus palka, et seda kohustust ei saa panna riik peale, et ma selle ütlen rahandusministrile väga selgelt välja, et seda võimalust ei ole olemas, et mida kindlasti seadusandja teeb ja mida ta on ka nüüd vaadates nii-öelda või kaugemasse minevikku ja ka lähimasse tulevikku, et ta teeb paari olulist muudatust. Ta esiteks, vähemalt praegune valitsus, ta oluliselt püüab pöörata tähelepanu tööjõumaksudele. Seda te näete nüüd järgmise aasta eelarves, ka järgnevate aasta eelarves ja lisaks erinevatele maksumuudatustele, mis on üks pool siis üldises konkurentsitasemes võrreldes teiste riikidega, on ka selline sisemise konkurentsieeliste ärakasutamine, mis sul tuleb võimalikes maksude mittemaksmist, et ka sellele riik on nagu tähelepanu pööranud, võtame sama esmase töötaja registri, kus ju tuli tegelikult pildile tuhandeid uusi inimesi, et sisuliselt ju keegi kasutas ära seda võimalust toitlustuses, et tal olid inimesed ütleme ümbrikupalgaga tööl ja tänu sellele päeva lõpuks tema pastaroog oli 2 eurot odavam. Nii lihtne see oligi tegelikult ja kõrval restoran ütles, et mul ei ole võimalik lihtsalt konkureerida selle ümbrikupalka maksva firmaga. Et riik nagu teeb seda tööd täna, et seda konkurentsieelist läbi erinevate maksude mittemaksmise ära kaotada, ma arvan, see on nagu tänuväärne. Ja ma olen ka seda öelnud välja, et sisuliselt mida rohkem me kaotame selliseid võimalike maksudega mängimise võimalusi, mida rohkem me nii-öelda loome seda fooni, et kõigil on nagu ühine võimalus konkureerida turul, seda suuremaks läheb ka see ja mida paremini, kui muidugi olema ausad, maksuamet töötab olemasolevate seaduste raames, seda suuremaks läheb ka tegelikult see võimalus teostada tulevikus mingeid veelgi täiendavaid paremaid nii-öelda võimalikke maksusoodustusi või võimalikke maksualandusi siis ettevõtjatele. See on omavahel selles mõttes seotud, see tundub imelik olevat, aga see tegelikult on. Sama imelik tundub olevat, muideks ma ütlen ka huvitav asja ära, et teadmiseks, et maksukoormus on Eestis praegusel hetkel natuke suurenenud. Ja mille pealt on suurenenud, et siin on hea tsitaat ka siis Tallinna Televisioonile näiteks on, et ta on suurenenud tänu sellele, et maksud paremini kogutakse kokku. Et kui maksubaas ei muutu, aga maksud paremini kogutakse kokku, siis protsendina SKP-st maksukoormus suureneb. Et mis annab jälle omakorda võimaluse siis võimalike maksualandusi ellu viia. Kas siin on asjaosalised on siin, et mul on hea nagu küsida, et kas ma praegu tõlgendan õigesti, et kui näiteks BNS-i kõrgepalgalised ajakirjanikud, kes ei vaja sellist sotsiaalset garantiid ja kes soovivad samuti saada neid eeliseid, mida näiteks osaühingu vorm pakub, et kui nad sõlmivad oma ettevõttega käsunduslepingu, kas see siis tähendab see, et maksuameti huviorbiiti ei satu ei BNS ega ka need ajakirjanikud ja nad võivad rahulikult ennast niimoodi ettevõtjana teostada?
no mina ütleks, ma võib-olla võtaks korra ise jutu korra juurde üle, et ma arvan, me täna jõuame mingil hetkel käsitlema ka siis teenusmajanduskoja ettepaneku, mis ta eile hilisõhtul saatis siis 3 ministrile, rahandusministrile, majandusministrile ja siis ettevõtlusministrile. Ma eile hilisõhtul kiilelt heitsin sellega pilgu peale, et kindlasti Jaan saab ise sellest rääkida täpsemalt, et mis see tema ettepanek oli, mis ta ministritele saatis, aga ma juba etteruttavalt ütlen, et seal olid mingid teatavad ohud just sellest küsimusest lähtuvalt, mida Igor praegu üles tõstis, aga ma tahaks vastust ka saada. Küsib seda tõenäoliselt sellepärast, et Äripäev osaliselt seda mudelit kasutab. Jaa, Äripäev ei kasuta seda mudelit. Äripäev ei kasuta seda mudelit, aga me kasutaks seda mudelit hea meelega. Teatud olukordades. Me kasutaks seda mudelit hea meelega. Mitte küll ajakirjanike puhul, aga ma saan aru, mitte kellegi puhul. Toimetajad... Mitte kellegi puhul. No, hästi. Aga ma lugesin, muideks see on õige tähelepanu, see Facebooki sotsiaalmeedia mingis kohas liikus ka mingi teie kuulutuse, et on eelistatud OÜ-dega inimesed, et siis me selle võrra saame, et kui te OÜ-dega ei ole, siis selle võrra me oleme sunnitud teile makse juurde panema. Kõik on õige. Meil on hulgaliselt kaasautoreid, kes teevad mitmele väljaandele töid ja kes tegutsevad osaühinguna ja see on ka meie nagu soovitus. Aga inimesed, kes on põhikohaga meil tööl, nende puhul, kuna seadus seda ühemõtteliselt keelab, maksurisk langeks nii meile kui ka neile, siis me seda ei tee. Et ma ütlen välja, et minu seisukohast, kui vaadata seda teenusmajanduskoja eilset ettepanekut, see oleks mõistlik ja ma usun, et väga paljud ajakirjanikud seda võimalust ka kasutaksid ja me teeksime seda. Ainuke asi, mis me praegu tagasi hoiab, on seadus ja maksurisk. Seal muidugi, aga Igor, sinu vastus sinu küsimusele, et ega nüüd hakkama arutama seda nüüd lähinädalatel, nagu ma ütlesin, et novembri alguseks ma olen erinevad ettevõtlusorganisatsioonid laua taha kokku palunud ja tõesti mõte on ikkagi selles, et kuulda ja tunnetada, mis on nagu nende mõtted. See ka ettevõtlusorganisatsioonid ise ka mõtlevad selle peale, et kuidas olukord oleks adekvaatne selles kontekstis, et seadused oleksid täidetud ja kõigil oleks võrdsed võimalused. Ega organisatsioonid mõtlevad täpselt samamoodi sellele, et lihtsalt ma nagu sellele teenusmajanduskoja ettepanekule, mis me tegelikult ju rääkinud veel ei ole, lihtsalt ütlen, et seal ma tunnetan, nende ettepanek oli selles, et võib-olla tõsta siis panna nii-öelda üks lagi paika, et olenemata sellest, kas maksad dividende või palka, et igal juhul siis ütleme mingil aasta miinimum tasule, mida siis saad kombinatsioonis, igal juhul pead sotsiaalmaksu ära maksma ja nad nimetavad seda siis põrandaks. Et ma kardan... Võib-olla Jaan ise räägib oma sellest Räägi lähemalt ja siis ma ütlen, kus ma näen probleeme. Enne kui ma rääkima hakkan, eks ma rõhutan ka, et see on lihtsalt üks ettepanek debatiks ja ega see nüüd ka, me ei ole jõudnud seda selle lühikese ajaga nagu väga põhjalikult läbi töötada ja kindlasti esineb situatsioone, kus võib-olla ka see lahendus ei ole hea. Aga lühidalt on siis mõte selles, et kui on ettevõte, kus makstakse dividende ja siis mitte mingit töötasu üldse ei maksta, et siis taandada see nii-öelda maksumaksmine ikkagi mingisuguste inimeste peale, kes seal ettevõtte taga on, et vaadata üle, kui palju ettevõtja erinevatest ettevõtetest nagu palka saab ja et kas ta siis nii-öelda maksab selle vähemalt nagu mingisuguse miinimumtasemega sotsiaalmaksu, et juhul kui ta ei maksa, et siis on nagu anda maksuametile õigus võib-olla ümber kvalifitseerida siis maksud selliselt, et kuni nagu 3, kuidas see nüüd sõnastada täpselt oleks, et 3 palga pealt vist oli sul seal. Jah. Maksaks siis... Sotsiaalmaksu ära 3 miinimum. Ja tehniliselt on siis see, et Eestis täna kehtiv sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot ja selle pealt siis see sotsiaalmaks minimaalne oleks 117 eurot siis kuus, mis siis inimene igal juhul ära maksaks, et... Aga see ettepanek viiks meil siis olukorra natukene teistsuguseks, eks ole, et meil oleks nii-öelda mingisugune miinimumtase, kus sotsiaalmaks ikkagi ära makstakse, hoolimata sellest, kas inimesed on siis lepingulistes suhetes, millel on teatavad töösuhte tunnused
juhtuks tegelikult see, mida Igor kirjeldas ja mida ta ütles ausalt välja, et kui nüüd gaasi oleks võimalik, siis ta teeks selle. Ja siin on see probleem ju tegelikult. Selles mõttes probleem just sellel tasemel. Ma toon ära mitte probleem oma olemuses, vaid selles, et tegelikult see, mida teenusmajanduskoda on pakkunud nii-öelda põrandana, et see võiks olla põrand, et et see igal maksab, siis mina ütlen, et see ei ole mitte põrand, vaid see on lagi sel juhul. Et tegelikult juhtub ju tagurpidine olukord, et see ei ole põrand, vaid see on lagi, mis tähendab seda, et kõik, ütleme, vähegi siis mõtlevad inimesed, kelle palk on siis kõrgem kui see konkreetne 3-kordne miinimum, teevad endale OÜ-d ja vormistavad ennast siis sellesse suhtesse ja ülejäänud kõik maksavad siis dividendis. Nad saavutavad olukorra, kus üle 3-kordse miinimumi makstava siis palga puhul neil ei ole enam siis muid maksukoormusi. Et tegelikult põrand saavutab tegelikult lae endas ja see kindlasti nüüd ma arvan ka teie mõttes, ma eeldan, et ei ole kandnud seda eesmärki. Aga seda võiks edasi arendada, seda teie mõtet. Ja nüüd võiks tegelikult, ma palun seda Rahandusministeeriumil ühel hetkel ka välja kalkuleerida, et tuletage meelde, et ka koalitsioonilepingu ajal oli meil ju arutluse all reaalne sotsiaalmaksu lae kehtestamine. See on absoluutselt, erinevad erakonnad on seda pannud oma valimisprogrammidesse ja nagu ikka koalitsioonide ajal on siis lõpuks sa vaatad, mis on sinu reaalsed võimalused, ja siis jõuad mingite kompromissideni. Seekord me jällegi ei jõudnud selleni, et sotsiaalmaksulage kehtestada. Et kuna ta maksab reaalselt või selles mõttes riigieelarvesse mingi raha saamata. Et mis mind kindlasti huvitaks välja kalkuleerida, et kus on see neutraalne tasakaalupunkt hetkel, kus tegelikult see on võimalik välja arutada, kuna see dividendide maks, et nendel palgatöötajatel on täna kõik on kuskil nii-öelda reaalajas on kuskil olemas arvutisüsteemides, andmepankades. Et välja arutada näiteks riigi mõistes neutraalne tasakaalupunkt, kus tekiks ka olukord, et sinu lagi ja põrand on tegelikult üks sama number, et sellest üles kunagi sotsiaalmaksu enam maksma ei pea tinglikult öeldes, aga kuni selle numbrini oled sa seda sunnitud ega. Ma ei ütle, et see nii peaks minema. Ma siis ütlen, et kindlasti oleks hea teada saada, kus kohas on nii-öelda neutraalsusest lähtuv punkt, et ma seda palun välja arutada Rahandusministeeriumi analüütikutel, seda ma luban teile, et ma annan teile hääle, kui teil läbi lükkata selle seaduse. Et see oleks täitsa ju väga huvitav lähenemine tegelikult, et see sarnaneb sellele Läti lähenemisele. Ja, selles on jälle oma plussid ja miinused, ma ütlen teile ka kohe ausalt ära, et kindlasti sellised ütleme siis kõrgemapalgalised, suuremad ka dividendid tootvad siis ettevõtjad, et nendel on ta kindlasti atraktiivsem, et võib-olla väike ja keskmiste ettevõtjate puhul, ütleme väike ja mikroettevõtjate puhul ta kindlasti oleks seljul jällegi, sealt oleks ka negatiivsed nüanssi juures, et tinglikult öeldes oletame, kui tasakaalupunkt on kuskil 3-4-kordne Eesti keskmine, oletame, ja inimene maksab endale 2000 eurot kuus palka, mis on 2-kordne Eesti keskmine, siis ta on sunnitud ka tulevikus veel täiendavalt 1- või 2-kordse palga pealt veel sotsiaalmaksu maksma, nii et selles on ka neid miinuse pooli. Aga igal juhul ma püüan selle lasta välja kalkuleerida. Me tuleme Sven Sesteriga Haigekassa nõukogust, kus eelarve käriseb, jõhkalt, hirmsasti käriseb. Me tahame sinna juurde panna neid teemasid, mis puudutavad esimese haiguspäevi ja kuidagi ei suuda leida seal seda 10-20 miljonit, mis on tegelikult hädasti vaja selleks, et ka võib-olla neid kulusid, haigekassa kulusid tulevikus nagu tagantpoolt ettepoole tuua, et inimeste haiguste ei süvene. Ja nüüd ongi see, et kui me saavutame sellise süsteemi, kus see lagi võib-olla ei vähenda meie nagu neid sissetulekuid või annab mingisuguse võib-olla see tõenäosuse nende tõusuks, on rohkem vabatahtlikku nagu maksukäitumist, siis seda saab kaaluda, aga vastasel juhul on meil tõesti küsimus, et miks maksta 750 pealt ära, arvutis täpsemalt, need on natuke üle 52%, eks ju, ja samal ajal siis öelda, et jah, et aga teises otsas ei pea seda nagu vaeva nägema. Seal on teatud küsimus. Aga Peterson, kui tulla nagu Maksuameti suhestumise juurde OÜ-tamisse kui sellisesse, et kas seal ei ole ka nagu, vähemalt mis puudutab ametiühingu poolt vaadates sellist
töötajate sotsiaalsete garantiide kadumist, mis on nagu töölepingutega seotud. Et see, et inimesega ei saa lepingut päeva pealt ära lõpetada asja eest teist taga ja muud sellised asjad. Meil on täna tegelikult tehtud selgeks, et selleks, et tõestada, et tegu on tegelikult töösuhtega. Selleks tuleb justkui läbida 2 etappi, kõigepealt tõestada, et see oli nagu töösuhtelaadne situatsioon ja teiseks hakkad siis oma neid õigusi taastama, mis on tegelikult suur koormus täna inimestele ja meil on selles mõttes selles maksuotsuses ka tööõigusele otsene nagu ülekanne, et me saame rohkem inimesi katta tegelikult selle tööõigusliku kaitsega ja selles mõttes on see väga suurepärane, et meil ei ole ju tegelikult ainult, ütleme seal hästi makstud tööde puhul ei toimu neid liigutusi, vaid kõik teavad seda, et Pärnumaal on ka postiljonid viidud, algus viidi FIE-dele ja pärast ma ei tea, mis nad hetkel siis kõik on. Et need inimesed tegelikult vajavad kaitset, nad vajavad pensionikontot, nad vajavad üht, teist ja kolmandat selleks, et tegelikult endaga toime tulla. Et selles mõttes on järjekordselt meile väga soodne otsus. Aga kui ma loon hüpoteetiliselt sellise olukorra, et inimene, kes on ühe tööandja jaoks töötanud läbi oma OÜ, esitades siis igakuiselt mingisuguseid arveid, tehes mingit ühte tööliigutust ja siis see leping ära lõpetatakse, et kas ametiühingu hinnangul võiks inimene siis näiteks kohtusse pöörduda ja öelda, et ta on tegelikult olnud tööl seal, et see on küll juriidilise vormiga käinud niipidi, nagu ta on käinud, aga nõudma enda ennistamist või koondamise rahasid või midagi sellist. Siin on tegelikult täpselt nii ongi ja ma arvan, et neid juhtumid on ka piisavalt olnud, kus tõestatakse oma töösuhe ja nõutakse välja kõik need töösuhteid kaasnevad turvalised faktorid. Et neid on olnud, aga ma juhin tähelepanu seda, et tegelikult Lääne-Euroopa oma tööõiguses liigub selles suunas, et ta võtabki juba neid sõltuvaid ettevõtjaid, sõltuvaid üksikettevõtjaid juba kaitseb kollektiivselt. Kujutame ette, et mõnes laevafirmas on hästi palju näiteks lauljaid palgal, kes tahaksid vestelda teemal, et kui palju siis selle laulu eest neile hüvitatakse, aga nad kõik juhuslikult on ettevõtlusvormis seal, siis tegelikult ütleme, Hollandi seaduste alusel on neil täielik õigus kollektiivsele taotlusele. Aga Eestis kahjuks hetkel veel mitte, see vaidlus on pidamata, kas nii saab või saa. Kui näiteks ütleme, et kui Rõõtavi üks kaasautoritest, kes on igakuiselt pidevalt esitanud Äripäevale siis mingisuguseid artikleid ja selles saanud ka võrdlemisi stabiilse sissetulekut ja Rõõtav ühel hetkel lõpetab tema käest teenuse tellimise, võiks ta pöörduda kohtusse ja nõuda Äripäeva käest enda tööle ennistamist või? Seal need hollandlased lähtuvad sellest, et kas on oluline mõju. Et kui tõepoolest on see kliendi portfell jagunenud hästi paljude vahel, siis seda olulist mõju ei ole. Kui see on tegelikult sõltuvussuhe, siis lähtubki sellest sõltuvast ettevõtjast. Loogikast. Aga meil Lääne-Euroopa on selle lahendanud, et me võime seda poole. Väga selgelt, et selline valik, kui tulevane seadus selleks võimaluse annab, et see on kindlasti töötaja valik. Et firma kindlasti pakub võimalust ka töötada töötajana, kui töötaja valib selle käsunduslepingu vormi, siis see on selgelt nagu tema valik. Nii olla. Valikut ei antud. Et tööandja on suurestanud see on üsna tüüpiline tegelikult jah, et öeldakse, et aga me tulevikus töötame teistmoodi, aga me ei saa üldistada. OÜ-tamise puhul oli see, et me üldistame kõigile OÜ-dele, siin ei saa ka üldistada, see ei ole alati. Tuleks Jaanist inspireerituna nende maksulaekumiste juurde tagasi, et praegu on olukord, kus põhiline osa sellest sotsiaalmaksu koormusest langeb nende ettevõtete peale, kes kasutavad palju tööjõudu ja kes kasutavad palju kõrgepalgalist tööjõudu. Ja sellises olukorras ma 2 päeva tagasi olin Jaaniga ühel üritusel, kus ta soovitas Eesti IT-firmadele järgmist, et teie hakake parem ise osaühinguteks, hakake ettevõtjateks ja kui te tahate tööjõudu palgata, siis minge Valgevenesse. Et kas nüüd ei ole ohtu, et kui see nii tugev koormus on praegu ettevõtjatel, kellel on kõrgepalgaline tööjõud, et nad ei ole võimelised enam seda palka tõstma ega ei ole motiveeritud uusi töökohti looma. Eks sa räägid ikkagi tegelikult sotsiaalmaksu, ütleme sellest... Ma räägin sotsiaalmaksu protsendist üldse. Tegelikult see on kogu tööjõu, see ei ole ainult kõrge otsa tööjõu, vaid tegelikult madala otsa tööjõu täpselt samamoodi, see on võrdne. Siin on natuke ongi see diskussioon läinud lihtsalt selles suunas, et kõrgema otsa tootmine on selle rohkem esile toonud, räägib sellest laest, aga tegelikult sama mure on see mediaanpalga saaja, palju ta võiks täna teenida, eks ju, kui tal oleks väiksem sotsiaalmaks, tulumaks, aga see tähendab mingit muid laekumisi kuskilt mujalt, et kust need kohad on, eks ju.
et see on tegelikult laiem probleem. Juurprobleem ikkagi ongi selles, et see tööjõu maksustamine, mis sai alguse seal võib-olla kuskil eelmise sajandi esimeses pooles, eks ole, et see on tänases maailmas on sajast ja arust. Et kunagi taheti kaitsta töötajaid ja soodustada innovatsiooni ja sellepärast hakati töökohtasid kõrgelt maksustama, et ettevõtjad mõtleks välja, kuidas masinatega töö ära teha ja teistpidi loodi siis ka see sotsiaalsüsteem, eks ole, et seda töötajat nagu kaitsta selle kurjakapitalisti eest, kellel on kogu nagu läbirääkimisjõud, eks ole. Täna on olukord vastupidi, et arenenud riikides 70-80% majandusest on nõnda nimetatud tark majanduseks. Ja selles targas majanduses on kogu läbirääkimisjõud tegelikult selle töötaja käes, sest et tootmisvahend on tema pea, eks ole, see on tema oma, see ei ole kapitalisti oma. Ja täna tegelikult ongi see, et targas tööstuses kõik inimesed tahavad ise otsustada tegelikult, kas nad on ettevõtjad või nad on töövõtjad. Ja ma julgen väita, et enamik seda nõndanimetatud nagu OÜ-tamist ongi tegelikult täiesti loomulik majandusprotsess. 90% ettevõtetest, ka Eestis on mikroettevõtted, ettevõtted alla 2 miljoni eurose käibega, vähema hulga varadega kui 2 miljonit eurot. Ja need inimesed otsustavad ise ja nad ühel hetkel tulevad oma tööandja juurde ja ütlevad talle, et kuule, et ma nüüd otsustasin oma ettevõtte teha, eks ole, ja head aega. Aga tavaliselt on seda ettevõtjat nagu tulevast ettevõtjatest tööandjale hullupööra vaja, sest et on selle inimese töö juba kuhu kliendile maha müünud, eks ole. Ja seal olegi väga valikut, eks ole, ehk et sa pead taga kokku leppima, et kuule, et müüsin mulle vähemalt teenust, ja nii see lähebki, eks ole. Ja mul on väga hea meel tõdeda, et Maksuamet selles seisukohas nagu sai täiesti aru, et see situatsioon on selline ja ettevõtjaid ei saa karistada selle eest, et see asi nii läheb ja nii käitutakse. Ja nüüd teine oluline nüanss on see, millele hästi palju vaieldakse, et kas siis nagu ettevõtjal on nüüd selline maksueelis, et see on ebaõiglane. Ja me teenusmajanduse koja tarkade inimestega seal tegime mõned arvutused ja leidsime, et selline keskmine väike OÜ, et siis tema maksuvõit on reeglina jääb sinna mõnesaja euro piiridesse kuus, Aga kui nüüd mõelda seda, et tegelikult selle mõnesaja euro lisaraha eest kuus ta tegelikult võtab kogu ettevõtlusriski, Me kõik teame, et 5. aastaks enamik ettevõtjad ellu ei jää, Ta võtab väga suure riski, ja ka riigil on tema suhtes vähem kohustusi tegelikult, eks ole. Et ta ikkagi meie arvates on üsna õiglaselt tegelikult nagu selle lisaraha saab. Ta saabki selle lisaraha, et ta on ettevõtlik selle eest. Need samad mikroettevõtted keskmiselt 2,3 töökohta loovad kõik. Ehk et iga selline ettevõte loob vähemalt teise töökoha ka veel ja natuke rohkemgi, eks ju, mille pealt omakorda laekuvad maksud. Nii et tegelikult riigi seisukohast vaadates riik saab tänu selle ettevõtte eksisteerimisele riigis rohkem maksutulu, mitte vähem. Nii et selles loogikas on tegelikult täiesti õiglane. Sinu see eeldus on antud juhul see, et need inimesed on ettevõtjad, kes seda ettevõtted loovad. Aga kui meie maksusüsteem hetkel, nagu ta on rakendunud, soosib seda, et inimene tegelikult asendab oma palgatöö siis lepingulise suhtega, sellepärast, et lõppude lõpuks inimesel on võimalik läbi OÜ kanda kuludesse mingisugused asju, mida ta... See ongi see vahe, et kui ta nüüd nagu lihtsalt tehakse paberi peale uus leping ja tegelikult see ettevõtja riski võtma ei hakka, siis ma olen nõus, et see on OÜ-tamine ja seda me ei peaks nagu tolereerima. Ja sellega on üks oluline aspekt, mis kaasneb, on, et kui meil üks ettevõte tegeleb sellise asjaga, ehk siis muudab oma ettevõtte töötajad OÜ-deks, siis põhimõtteliselt saavad oma töötajad rohkem raha kätte, rohkem raha kasutada. Et nad maksavad küll osaliselt võib-olla maksud sealt pealt ära, aga nad saavad vähemalt kulusid kanda, mida nad muidu niikuinii näiteks kannaksid, mingisugused transpordiga seotud kulud, võib-olla sidevahenditega seotud kulud ja kui see ettevõte just parasjagu ei saa oma nendele lepingulistele partneritele vähem raha maksta, siis ta saab kindlasti talente või häid töötajaid rohkem enda juures hoida. Et kui Maksuamet näiteks on väga palju viimasel ajal rääkinud sellest, et oleks võrdne või ühtlane konkurentsikeskkond või konkurentsiolukord, et siis ta kuidagi annab niisuguse nagu ebavõrdse konkurentsi koha varindu. See ei ole päris vastu võidelnud väga ja see rahvusvaheline mõiste siin on focus self-employed. Ja tõepoolest on niimoodi, et praegusel hetkel õnneks on seal ametiühing nii tugev, et iga kord, kui kuskil see
nii-öelda justkui teeseldud ettevõtlus nagu nina välja pistab, siis suudetakse olukord kontrollida, tagasi lüüa. Just nimelt seetõttu ongi, et kui ühes kohas see läheb liikuma, siis tegelikult ühel hetkel on kogu see turg sunnitud sellele rajale minema ja siis ei ole see kaugeltki enam nagu töötajate vaba tahe ega isegi mitte üksikute, ütleme, ettevõtjate vaba tahe, vaid see on nagu turu reegel. Et see paratamatult on ja seetõttu ma arvan, et see Maksuameti korrastav mõju on hädavajalik, aga tihti on talle vaja nagu veel mingi tuge pakkuda sektorist endast. Ma siin ennem Sester tõi välja või rääkis natukene ümbrikupalkade maksmisega, et see on, mida me nägime ehitussektoris siin mõned aastad tagasi, siis see on sellele tegelikult sarnane. Et olukorras, kus mõned ehitusettevõtjad alustavad ümbrikupalkade maksmist, ühel hetkel peavad, ma räägin siin nagu aldovõitjatest ja päris madala tasemel, teised peavad lihtsalt kaasa tulema, sellepärast nad ei suuda palkade tasemega konkurentsi. Sa ei ole konkurentsis. Ja, see on see probleem, sa ei ole konkurentsis. Et see, ma arvan, see on väga, et riik tunneb ja hindab, tänane valitsus tunneb ja hindab seda, et ettevõtjad toodavad lisandväärtust ja me teeme kõik endast oleneva, et ettevõtetel oleks siin hea olla ja need ei ole vaid sõnad, vaid me püüame seda tõesti ka seadusandlikul tasemel ellu viia, et oleks huvi ettevõtjatel, inimestel muutuda üldse ettevõtjaks, alates siis haridusest, neid stimuleerides nii-öelda ettevõtjaks saamaks ja lõpetades sellega, et erinevad maksumuudatused, mis viiksid olukorrani, kus neil on see hea olla, et kui pole ettevõtetel see hea olla, siis kokkuvõttes ei tekigi seda raha, mida ühel hetkel jagada või toetusi tõsta, et hästi selge sõnum, et siin ei ole midagi rääkida. Nõus sellega, kui ma tuleks korra Jaani poolt üles tõstetatud mikroettevõtte teema juurde nagu tagasi, et ma usun, et mikroettevõtjad, kes praegu seda ülekannet nagu vaatavad, tahaksid nagu saada sellele küsimusele vastust. Et küsimus ise on selline, et praegu on tegelikult üsna skisofreeniline olukord, kus mikroettevõtja ise peab siis nagu otsustama, kui suur on tema palk. Et praktikas on see lahendatud niimoodi, et mikroettevõtja siis vaatab lakke, mõned maksavad endale miinimumi, mõned maksavad võib-olla 2000 eurot, aga ma ütleksin, et selline keskmine konsultant näiteks, kes tegutseb mikroettevõtjana või üksikettevõtjana, maksab endale kuskil 600-700 eurot. Ja nüüd ta nii-öelda ei tea, et kes see 600-700 eurot on nüüd selline summa, mille pärast Marek teda nagu tülitama hakkab, võib-olla piisaks, kui maksaks 400, võib-olla tuleb ikkagi 1500 maksta. Marek. Me just eile rääkisime. Seda me oleme ka ju avalikus välja ütlenud, et meie palku ei määra, Sven Sester ise rõhutas täna ka veel seda üle, et me ei määra seda. Ma tahan lihtsalt enne seda öelda veel, et see tööregister tõi 21 000 uut tulu deklareerijad sel aastal ja tõi palgamääradega 20 000 inimest. Meil on enamus väikelinn on väiksemad, eks ju, kui see 21 000 ja need ei ole tööturule esmasisenejad, need ei ole kooli lõpetanud, need me kõik välistasime. Et need on keskmine vanus, kui ma õieti mäletan, 30 aastat, need on ennem siin olnud, eks ju, tööturul ühe aastaga. Ja nüüd millise palgaga, seda me näeme ka, et nad tulid sinna miinimumpalga juurde ja nii edasi, sest need igasse sektoris, kus neid sisenes, ikkagi seal teenindus- ja ehitussektoris, eks, on keskmine palk seal 800-900 juures, uued tulijad olid seal miinimumpalga all, eks. Et see võrdne konkurentsi teema, ma tahaks öelda seda, et selle probleemi nii-öelda ootus, et Maksutoimet ikkagi sellega tegeleks ja nõustamisraames on tegelikult ikkagi olemas. Et see ei ole nii, et meie enda lihtsalt mõte, et Riigikohtu lahendid, et ikkagi me suhtleme ettevõtjatega, et palun aidake meil tagada võrdset konkurentsitingimust selles kontekstis, kus me ei räägi mikroettevõtjast, kus me räägime ikkagi sellest, kus ettevõtte endised juhatuse liikmed on siis nii-öelda seda teenust osutamas. Ja miks ei saa sellistes nii-öelda debattides iga kord, milleks ma väldin ka seda ei või jah öelmist, et meil on konkreetsed inimesed, kes suhtlevad iga päev nende ettevõtjatega ja nad ütlevad mulle veel täna hommiku kinnitses üles, et Marek, kui me ühendust võtame, siis need ettevõtjad saavad reeglina aru, et see Riigikohtu otsus, need 3 tükki puudutavad just neid. Et seal ei ole sellist nagu väga suurt nagu sädet vahel või pinget, eks ju, küsimus, et andke aega, et seda asja siis ümber korraldada, eks ju, selles mõttes ja seda aega tuleb anda.
Marek, kas me nüüd ühemõtteliselt saime aru, et me võime öelda mikroettevõtjale, et kui tema ise on määranud endale töötasuks sellise summa, mida ta südametunnistuse järgi määrab, siis Maksuamet seda ümber kvalifitseerima ei hakka? Ma ütlen veel kord, tööregistris me näeme väga palju uusi inimesi, kes tulid pilti, me näeme, et ilmselt selle palga eest nii-öelda päris puhtana kuu aega inimene tööd ei tee, aga me ei näe, kas see nii-öelda töö on siis 350 eurot väärt või peaks olema 900 eurot väärt, aga ma näen, et Maksuamet suudaks ka neid väike- või mikroettevõtjaid pidi käia ja siis seda õigest palgataset nii-öelda kokku leppida või saavutada. Meie ei määra palka. Palju tuli vabatahtlikke? Vabatahtliku osas tuleb uus kohtuasi vasti. Vabatahtlikke ei tulnud palju, vabatahtlikke on Eestis kuskil 1000, kes seal töösregistris, kui ma õieti ma arvan, et see ei ole nagu suur probleem. Jah, ma tahaks siis seda öelda, et tegelikult seda selles teemas, et kui palju peaks ettevõtja endale palka maksma, me ei saa ega pole mõtet nagu debatti üldse alustadagi, sest et seda on väga palju mõeldud ja seal on nii palju erandeid, et tegelikult ükski riik pole seda küsimust suutnud lahendada. Siin on seadusruumis auk ja see auk jääbki sinna. Peep kindlasti tahaks, et oleks asi paigas. Jah, Anni Peep nüüd lausalt välja. Et sina tahaks, ma arvan. Et oleks... Seda ei saa paika panna, sest toome lihtsa näite, et ma ei tea, näiteks kinnisvaraäris on sadu ettevõtted, kus ei ole ühtegi töötajat, seal hoitakse lihtsalt vara, nad ei peagi maksma mingit sotsiaalmaksu, nad ei tee tööd, Ja teise näite ma tooks IT-vallast, kus kogenud tarkvaraspetsialistid, tegelikult nad mingis mõttes vahest ei teegi tööd, nad müüvad oma toodet, sest nad on aastate jooksul välja töötanud mingid tükid koodi, mingisugused arhitektuurimudelid. Neil võib-olla see töö võtab 1 tunni aega, ta annab lihtsalt üle selle mudeli, aga selle mudeli hind on võib-olla väärt nagu 100 töötundi tegelikult, eks ju. Ja tulla nagu väljast poolt ja nüüd öelda, et kas sa tegid tööd või sa müüsid oma toodet või oskusteavet, seda on nagu praktiliselt võimatu. See on iga case on nagu lõpmatu kohtuvaidlus. Minu arvates on hädavajalik tegelikult neid tööjõumakse vähendada, et oleks põhimõte on tegelikult see, et hetkel on tööjõud üle maksustatud ja sellepärast otsitakse, sellepärast otsitakse neid imetrikke ja seetõttu tuleb leiutada, kuidas on see õiglane maksustus skeem tulevikus ja seetõttu tulevad ka need ideed, et anda ettevõtetele selge roll nende teenuste kinni maksmisel. Ja siin räägitakse toetuste jagamisest. Ma räägin, et põhiküsimus ei ole tegelikult toetuste jagamine. Ravi, haridus, sisejulgeolek. Need on need kohad, kultuur, kuhu me täna tegelikult ju palga tõstmiseks nagu raha juurde anname. Need on 4% valdkonnad, et tervishoid küll 12 ja haridus 10, aga... Hästi hea on öelda, et peaks tööjõumakse langetama, aga mille pealt? Kus me selle kuidas me katame selle? Need on väga populaarsed loomulikult. Me vaatame praegu, ütleme siis selle valitsuse 2015-2019 nägemust, et see ongi nüüd, me jõuame ka niisuguste poliitiliste ideoloogiateni, et kui on nägemus sellest, et tööjõumakse langetada, tulumaksuvaba miinimumi tõsta kõigil inimestel, madalapalgalistel suunatud eraldi tulumaksu tagastus, mis on järgmine aasta hakkab juba kehtima ja kogu see raha tuleb ju turule tagasi, et ega nemad ei deponeeri midagi. See inimene, kes saab 400-500 eurot, ta läheb kõik see tagasi kuludeks, nii-öelda igapäevaseks tegevuseks. Ja muidugi siis lähitulevikus, lähiaastatel sotsiaalmaksu langetamine, kõik annavad seda märki, et tööjõumakse langetada. Et eks see maksuneutraalsus tähendab seda, et järdub siis suure tõenäosusega tarbimine, pahed ja saastamine tõuseb. See on see, millest me see üle ka ümber. Eks need on nüüd vaidlemise kohad, et kas ja millise osas ka omandit maksustada, et meil on siin kindlasti erinevad arvamusi. Ja suure omanikuna ilmselt julgen öelda küll, et päeva lõpuks sa peadki maksustama omandit, tuleb liikuda selle maksumudeli suunas, mis kehtib näiteks Šveitsis, eks ju. Et vaadatakse otsa, kes sa selline oled, mis on su varanduslik seis, kui palju sa kavatsed sinna majandusse investeerida ja siis lepitakse kokku sinu personaalne maks. Et kui mina läheks Šveitsi residendiks, siis ma istuksin maha seal maksuametni ikkagi arutaks, vaidleks, kaupleks ja lepiks kokku, mis summa ma iga aasta hakkan maksma. Ma olen selle protseduuri korra läbi teinud ja ma tean, mis summa ma hakkaks maksma ja tegelikult mul olekski seal soodsam elada, ausõna. Sa oled juba läbi teinud selle siis? Ei, ma ei ole hakanud Šveitsi residendiks, aga ma olen küsinud nende käest seda seisukoha. Sõltub inimesest. Sinu jaoks ma mõtlen, kui sa tahad öelda. Seda ma ei tahaks välja öelda.
aga Igor, kuidas sulle tunduks, et kas peaks vara hakkama Eestis maksustama? Ma arvan, et see on keeruline küsimus, aga minu arust on ka tähelepanuväärne Olari Taari artikkel, kus ta tõi näitena välja, kui palju meil tänu sellele tegeliku töösuhte varjamisele ja muudele probleemidele jääb maksutulu saamata ja Olari Taal oli ka seisukohal, et selliste pelgalt väikeste reformidega ei ole võimalik seda muuta. Et sellisel juhul on tõesti tulevad need valikud, aga need valikud on tõesti rasked. Et kui me hakkame praegu maksustama vara, kui me kehtestame ettevõtetele uuesti nagu tulumaksu, siis need valikud on rasked ja selle üle tuleks kõvasti debateerida. Tulumaks varjatud kujulu täna kehtib, kui sa dividende välja võtad, sa maksudki tulu, eks ju, et meil on lihtsalt reinvesteeritud kasumid on tulumaksuvabad, mis annab meile ühe selge hea maksueelise. Samal toodab ka sellist laisk raha, mida meil tegelikult innovatsiooniks täna hädasti vaja oleks, aga istub kuskil. See on meil eraldi teema muidugi, et täna on päris palju on ettevõtted, kunagi oli mõeldud see ju reinvesteeritud nii-öelda tõesti kasumile, aga täna istub ka raha väga palju arvetele, on ju, et nii-öelda küpsed firmad, kes toodavad iga-aastast tulu ja nad ei maksa täna seda tulumaksu, ei maksa seda dividendile välja, kuna leiavad, et see on liiga kallis nende jaoks. Ja ma arvan, et me peame ka sellele tulevikus mõtlema, et mul endal mingid mõtted on, ma ei ole autos seda kuskil veel välja käinud ja väga pikalt ei ole arutanud, on ju, aga et ikkagi mõelda selle peale, kuidas küpsetele firmadele teha atraktiivseks siis dividendi väljamaksed, et ma olen mõelnud selle peale, et võib-olla tuua debatti ringi ühel hetkel ettevõtjatega ka see, et ma olen paari audiitori ja firmaga lihtsalt siin rääkinud selle teemal, et nüüd 3 aasta välja makstud dividend oleks madaldatud määraga, et sinu 3 aasta keskmine, et kui sa sellest keskmisest üle oled, siis sa maksad 20%, aga näiteks esimesel aastal maksad 100 000 eurot, siis on sul keskmine on alles 0, sa maksad 20%, järgmisel aastal jälle 100 000 makstes on su nii-öelda keskmine juba 30 000 peal, nii et sa põhimõtteliselt, kui sa iga aasta hakkad 100 000 maksma, siis on sinu keskmine ongi 100 000 ja see madaldatud määraga on ta siis, mis iganes see kalkulatsioonis ütleks, on ta 15 või 12 isegi näiteks, stimuleerida sind hakata nii-öelda ka dividende maksma küpsete firmadena, on. Ma arvan, et see võiks olla koht, mida võib-olla tuleviks mõelda, aga see on teine teema. See on võimalik üks nendest viisidest, kuidas riigi tulu säilitada olukorras, kus tahaks nagu tööga seotud makse langetada. Ja igal juhul tööjõumaksude maksustamine on riigi seisukohalt hukatuslik stsenaarium, sest paarikümne aasta pärast on suur osa töökohti automaatide poolt üle võetud, automatiseeritud, eks ole. Kõik me teame, et autojuhte võib-olla ei ole varsti vaja, eks ole. Arsti asemel on meil aparaat, mis su DNA analüüsis suudab välja trükkida, eks ole, sinu diagnoosi, paarikümne aasta pärast on see reaalsus, eks ju. Ehk et töökohtade arv väheneb kogu aeg ja kui riik üritab nagu neist järjest vähemast hulgast töökohtadest nagu järjest rohkem raha välja pigistada, siis see ei ole jätkusuutlik, eks ju. Et tööjõumaksudest tuleb loobuda nagunii, et mõistlik oleks teha seda siis võimalikult kiiresti tegelikult selleks, et saada konkurentsieelis teiste riikide ees. Aga Sven, et sa toetaksid varamaksu loomist? Ütleme nii, et siin on teatavaid komplikatsioone, et viisakalt öeldes, et kindlasti IRL-i puhul on teatavad seisukohad väga selgelt täna ikkagi paika pandud, et alates automaksust ja lõpetades ka mingid teatavad muude varamaksudega, et me pigem oleme mitmetes asjades on nagu teises suunas liikunud, et ka kodualuse maamaksu vabastus näiteks on ju selgelt IRL-i poolt tulnud, kus ta ütleski seda, et me ei tohiks nagu maamaksuga tekitada olukorra, kus proua on sunnitud Nõmmelt ära kolima, kuna maamaks läheb liiga kõrgeks, seda oma pensionist ei ole võimeline maksma seda. Et ma arvan, et see diskussioon kindlasti lähiajal seisab üleval, et ma arvan, et ühel hetkel tekib üles ka teedega seonduvad, nüüd tuli üks suurem uuring tuli välja, mis maanteede kasutamisest seonduv ja võimalikud maksustamised sellega, et ma arvan, et debatid lähiajal seisavad ees, aga kindlasti on huvitav kuulata, kui ka ettevõtjad ise hakkavad rääkima järjest rohkem varamaksudest, et me oleme valmis varamakse endale adapteerima üle, et see kindlasti annab võimaluse nii-öelda debatiringi laiendada, et see on kindlasti huvitav suund. Siin tegelikult tuleks vaadata seda tänast riigi maksulaikumise mudelit üldse, et enamik 80% riigi maksutuludest umbes, ma täpselt numbrit ei tea, aga umbes 80% laekub ettevõtjatelt.
ja ettevõtjaid on ainult 4% tööealisest elanikkonnast. Väidetavalt. Ehk et 4% inimesi siin riigis otsustab maksude laekumise või mitte laekumise. Et see on nagu ääretult esiteks ebasolidaarne. Teiseks on see riigi seisukohalt ääretult riski kõrge. Käitumine on ju nii, sest kuna 4% ettevõtjad siit Eestist peaksid lahkuma, siis oleks kogu lugu. Riik ei oleks enam, raha ei tuleks. Juba järgmine kuu raha ei tuleks, eks ju. Ma arvan, et seda tööd teha, bussid sõidavad edasi ja tööd tehakse edasi, et see küsimus ongi see, et kus tegelikult see lisandväärtus sünnib ja ma väidan, et seda tehakse koostöös ettevõtjate ja töötajatega ja need tööd jäävad. Et selles mõttes ega kogu kavas ei kao ära. Ma panin näpu sisse praegu. See on puhtalt majandusteoreetiline lähenemine, et kui ka olemasolevad ettevõtjad, kui ettevõtjad lähevad ära ja inimesed ei saa enam... Külla nad organiseerivad oma töös. Leidub see bussijuht, kes selle asja ära korraldab ja hakkab need ülekanded sooritama. Naturaalmajandus tagasi. Ei, palgatasemed lihtsalt langevad, kuni keegi osaühing on siiski töö organiseerimise vorm, eks ole. No seadusandjana me teeme ka kõik veel kord, me teeme kõik endast oleneva, et 4% tõuseks. Alates juba hariduslikust tasemest on ju tuues seda finantsharidust sisse ja ettevõtlus nii-öelda kogemus kuni lõpetades tõesti hariduse poole peal. Muideks on ju, vaata nüüd tulevad need praktikad tulevad sisse, et sa nagu hakkad praktikat saama ka õpingute ajal, et sa tunnetaksid seda, kuidas ettevõtlus käib, et ja tõesti lõpetades siis niisuguse seadusandliku baasiga, et praegult me küll näeme seda, et nagu sa ütlesid, 4% toodab meie enamuse meie lisandväärtusest, mis riigile laekub ja seda ma ei öelnud. Maksab ära füüsiliselt. No maksab jah, et toodavad kõik töötajad. Toodavad kõik, aga jah, et eelarvesse kokkuvõttes ikkagi eelarve põhitulud tulevad ikkagi maksudest ja see tähendab ka seda, et tahtmata ega riigil läheb hästi siis, kui lisandväärtus tekib, nii et see on paratamatu. Jah, et kindlasti 4% on seal olulised, et tegelikult probleem on ju ikkagi selles, et pool meie sellest maksulaekumisest on töölepingu suhete pealt. Et see on see tegelikult reaalne pool. See on see disbalanss ja see on see kõige suurem risk, eks ju, et töö, mis on kardinaalselt muutunud viimase 20 aasta jooksul maailmas, töö kui mõiste, kui nähtus, eks ole, ja me ikka maksustame seda, on ju. Ja meil oleks... See tekitab ka selles kriisi hetkel kõige suurema, eks ju. Suurima tööd ja et ta ei ole nagu mõistlik. Riigikassa saab kõige suurema laksu, kui kriis tuleb, sest töökohtade arv väheneb, eks ju. Kõige rännemad on koormatud need ettevõtted, kes just neid töökohti loovad. Meil hakkab mingi konsensust. Lootuse külgir ikkagi, et Eesti ettevõtjad teevad sel aastal rekordilist lisandväärtust. Nii et kui me seda nagu rohkem tõesti eesmärgistame, kus töötajatega Eesti ettevõtlus, et kunagi pole Eesti ettevõtted lisandväärtus olnud nii suur kui aastal 2015. Ja iga 7 aasta tagant on majanduskriis, ma tuletan meelde keskmiselt, nii et järgmine aasta see pruugi nii ole. Huvitav on see, et kui sellest lisandväärtust tekitatakse veel niimoodi, et käive ju pole oluliselt suurenenud, oleme ausad, et käive pole oluliselt suurenenud, käibemaksu laekumised on oluliselt suurenenud. 10%. Ja 2 aastal on käibemaksu laekumine suurenenud üle 20%, 21%. Et see on jah, et see näitab seda, et pilti on tulnud ikkagi järjest rohkem seda maksu, mida võib-olla enne riik kokku ei kogunud ja jällegi, et ma arvan, kõigile ettevõtjatel on see kasulik. Oleks aeg parandada käibemaks masueelsele tasemele. Pigem käibemaksu langetamise asemel võiks ikkagi seda sama sotsiaalmaksu langetada ja tegelikult kui meil ei oleks sotsiaalmaks nii kõrge, kui ta on, et siis meil ei oleks ka seda OÜ-tamise teemat. Et meil ei oleks, et kogu see jama oleks võinud täiesti või kogu see diskussioon... Sotsiaalmaksu lagi väldiks suure hulga OÜ-tamist ära, et pole põhjust ju OÜ-tada, kui sa saad ametlikult omale mingi seal on nagu see teine külg, et tänapäeval on ettevõtte loomine, ettevõtte üleval pidamine ja kõik sellega kaasnev väga lihtsaks ja odavaks tehtud. Et kui ta oli siin paarkümmend aastat tagasi ikkagi nagu kõvasti raskem, keerulisem ja kallim, et siis täna jätkuvalt see sama meie e-riigi mudel, et kui sa teed 15 minutiga ettevõtte endale, sa ei pea sissemaksetki sinna tegema ja see põhimõtteliselt järgmine päev võid hakata arveid edastama ja kui 16 000 täis saab, saad ennast põhimõtteliselt käibemaksukohustuseks ka võtta. Püüame selle numbriga kõrgemale viia. Ma arvan, see on mõistlik. See on meil juba iidamas selle 16 000 peal olnud. See on jah aegunud. Pole koosad. Jah. Aga et kuidas ikkagi
riiklikult säilitada ettevõttega alustamise lihtsus, samal ajal tagada, et keegi maksudega ei mängi, et kogu see küsimus on seal samas. Jällegi juurprobleem on see, et maksustamise mudelit tuleb muuta ja tuleb ka teha maksustamine laiapõhjalisemaks tegelikult, et mitte need 4% ettevõtjaid ei maksa füüsiliselt seda riigikassasse, vaid suurem hulk inimesi. Siis on riigiriskid paremini maandatud. Langeb kohe see laekumine. See on nüüd see ettepanek, mida Teenusmajanduskoda on teinud ka varem, et hakata vaatama ka sotsiaalmaksu näiteks siis jaotamist tööandja ja töövõtja vahel. Et see ettepanek on ka Teenusmajanduskoja poolt lauale toodud tegelikult aja jooksul, et jah. Tänapäeval saab seda automatiseerida, et me jälgime paljude väikeste maksumaksjate maksulaekumisi, eks ole, et vanasti ei saanud, aga täna me saame, meil on IT olemas. Ma just ikkagi, kuna ma maksudebatis kaasa ei saa rääkida, see pole minu ametipositsioonilt viisakas, siis ma mõtlen, et ikkagi hea meel, et vähemalt see viimane 1,5 nädalat, ma ei tea, kas meil oleks seda paneeli siin siis, eks ju, kui maksumet neid kolme kohta otsust poleks nõustama hakanud, et see on üks mõte. Ja teine teema on see, et me praegu just asume uut Maksuameti lahendust välja töötame, kõik need uusi tehnoloogilisi lahendusi just teenuse mõistes, et minust üliõige aeg täpselt need debatid nüüd lõpuni vaielda ja vastavalt sellele me ka need uued süsteemid ehitame, eks, et hästi heasti ajastatud. Teoreetiliselt on ju see võimalik, et sinu palk laekub koodiga palk panka täies tükis ja seal toimub see automaatne viiakse näiteks pangale see arvestus. Meil praegu panga taga on küll vabatahtlikuna peaks esialgu olema, aga põhimõtteliselt väike ettevõtjale me tahaks ikka näha nii, et ta ei peaks iga kuu oma deklaratsioone esitama meile, vaid teeb normaalselt oma pangatoiminguid, pank teeb selle teenuse tema jaoks ära ja ta teab, et see ülekanne on tunnusega töötasu ja ta saadab kord kuus meil selle ära ja meie saadame talle lihtsalt telefonisse teate, et vägev tegutse edasi. Et ta peab ikka nii nagu vabaks minema see riigiga suhtlemine selles mõttes, et tal ei ole mingid rutiinkohustusi ja kõik. Tulevik on sularaha vaba maailm, ma loodan, et sellisel juhul see probleem kaoks täiesti laualt ära, et meil hakkab vaikselt siin tund täis saama, et ma mõtlesin, et võtaks lõpetuseks siis selle, et kas see on selles osas konsensus olemas, et me peaksime Eesti riigis märgatavalt langetama tööjõumaksusid, ükskõik mille arvelt nad siis tulevad, kas siis ettevõtete maksustamise või siis varamaksude või kas selles osas meil on kõigil siin konsensus olemas, näiteks alustamas on? Mulle tundub küll, et pärast kõik paneelis osalejad saavad veel eraldi öelda, aga mulle tundub küll, et seda mantrat, mida me oleme selle valitsuse siis nii-öelda ühe prioriteedina üles tõstnud, töömaksude langetamine, see on meie mantra. Jah, me ei kritiseeri sellest, et tubakas tõuseb ja mis seal veel mingid tarbimismaksud tõusevad, aga me oleme võtnud selle seisukoha, et töömakse langetada nende aastate jooksul, et mulle tundub, et see sobib kõigile osapooltele ja kuna ma... Ütleks kiiremas tempos, kui seda on nagu senini tehtud. No, aga see ongi millega arvelt siis peab vaatama, et head kuulajad ja ka paneelis osalejad, et siis me peame vaatama, mille arvelt, et kindlasti täna tuleb nentida, et me teeme kõiki muudatusi ikkagi lähtudes sellest, et kas maksuneutraalsusest tulenevalt ehk kuskil midagi tõstame või teine, see, mida ma just enne ütlesin, et paremate maksu kokkukogumistega on võimalik tuua mingid muutusi esile, et kui me tahame kiirendatud tempos midagi teha, siis me peame mõtlema, et mida me esile kutsume, kas peavad olema uued maksutõusud sellel kuskil, mida me keegi ei taha ju, või siis maksud paremini kogutakse kokku olemasolevalt baasilt. Ja ma saan aru, et meil aega kokku jooksma, et siis ma mainiks veel selle ära, et novembri alguses tõesti ma olen praegu vähemalt 5 organisatsioonile saatnud laua taha kutse, et koda ja tööandjad ja maksumaksjad ja kes siin on, et nad annaksid oma sisendid, et ma tegelikult tahaks ka kuulda, mis on nagu nende mõtted, et kuidas nemad näeksid seda võimalikke lahendusi siis nii tööjõumaksude osas, üldse kogu ettevõtluse kontekstis, et kokkuvõttes need seadusmuudatused, mis potentsiaalselt tulevikus võiksid tulla, puudutavad ju kõige rohkem neid, et kellega siis veel mitte nõu pidada, kui nendega, keda see puudutama hakkab. Ja, et võiks siis sotsiaalmaksu ära kaotada täitsa. Mina olen ühiskondlikus korras just juba 7 või 8 aastat rääkinud, et tööjõumaksud ei ole tänapäeva riigi seisukohalt mõistlik maksustamise vorm. Et põhjuseid on sadu ja fakte on ka sadu ja tõestusi on sadu, eks ole.
Et võiksin veel lisada, et ärme jumala eest Euroopa Liidust eeskuju võtta, kus ongi kõige kõrgemad tööjõumaksud maailmas, et Euroopa Liit on majanduslikus mõttes ka kõige kehvemini arenenud piirkond maailmas tegelikult, kui nagu makronumbreid vahetab. Seda konkurentsivõimet seal püütakse muidugi kõrgemale viia järjest. Püüavad jah, aga konkurentsivõimet ikkagi kõrgemale ainult ikkagi ettevõtjad, eks ole, et mitte riik, et riik saab ainult kaasa aidata. Ma tahaksin soovida nagu julgust, et ütleme ausalt, et selline trikk, et me 1% vähendame sotsiaalmaksu, see tegelikult ei aita midagi, et see tähendab seda, et nagu nende aktsiiside lisamine nippi haaval ei tööta, siin peab tegelikult kontseptuaalne nagu lähenemine, mingisugune uus viis. Kus see tulu asendatakse ja tõstetakse? Jah, need ruumi tegelikult mingit teisi makse tõsta on küll ja veel, et Eesti maksuruum on niivõrd kaldu tööjõumaksude suunas, et tegelikult kõik ülejäänud maksud on meil konkurentsitud enam-vähem kõige soodsamad maailmas. Käibemaks on küll ka ikka maailmades, et... käibemaks on ka maailmatasemel, jah, aga... Lähiriikides me oleme kõige madalama käibemaksu määraga, et oleme Läti ja Soomed ja Rootsi, et kõigil on kõrgemad käibemaksu määrad, et lihtsalt alati hea on teada, et muidu on jääb kuidagi kõlama, et... Aga palju see on? Lätis on 21 ja just. Aga kuule, see 1% on tegelikult ju 5%, vaata 20 ja 21, see 1% on tegelikult protsentuaalselt maksumaises on ta 5%. Marek. Ma saan kommenteerida ainult maksude kokkukogumist. Oleks lihtsam maksu siin ei saa väga, ütleme, see ei saa olla ainult ka Maksuameti au, et tegelikult meil see koostöösuhe selle ühiskonna ja ettevõtjatega on ikkagi võrreldamatult nagu kõvasti arenenud viimased aastatega paremuse poole. Ma toon lihtsalt numbri näitena, et ma kindlasti ei taha siin nagu tõsta või kõrvutada, aga just fakt, kui Eesti kogub 20 määraga võrredes Lätiga 21% määraga, et 9 kuuga on meile vahe praktiliselt ei olnud. Kogu sama palju maksa, aga meil on vist 800 000 elanikku rohkem, või vähem, kes tarbib võrredes Lätiga. Seetõttu ma mõtlen seda, et mina katsun seda asutust nüüd siit edasi juhtida 2015 edasi, et tegelikult meil maksud laekuvad üpriski hästi ja nüüd ikkagi see järgmine hüpe peab tulema selle teenuse lihtsuse ja sellise nagu motivatsiooni osas, et tõesti mul on lihtsam oma asju pangas toimetada väikeettevõtjaga, ma ei pea deklaratsioone esitama, mul on täiesti nagu asi toimib ilma, et ma mingit muret ja raamatupidamisteenust peaks eraldi nagu vajama Maksuameti jaoks. Enne kui Igor, ma saan olla niimoodi läheb, ma ütlen ära, et praegu just Riigikogu menetlusse tuli nüüd ju eelnõu, millega me vähendame mikro- ja väikeettevõtjate siis aruandluskohustust, et sisuliselt, kui sa vastavalt kriteeriumitele mikroettevõtja, siis sisuliselt Maksuametile need deklaratsioonide hulk kahaneb ikka väga tugevalt. Plus meil on see idee, et ikkagi koos Statistikaametiga hakata käima koos üle seda aruandluskoormust, mida paneb Statistikaamet, et me ilmselt riik peab siin nagu selles mõttes ka ennast kokku võtma ja teenused selles mõttes valmis töötama, et kui ettevõtjal on kasutatavad personali finantsarvestuse tarkvarad, siis Maksu- ja Tolliametil on see kogemus olemas, et niimoodi ära automatiseeritud, et ei peaks mingid eraldi aruandlust enam esitama. Mul on järgmine esmaspäeval Statistikaameti juhiga ka kokkuleppe ja me paneme projekti käima, et selle asja ära läheb. Ja Igor. 2 asja. Sotsiaalmaksulagi olen poolt. Ma arvan, et meil on vaja kõrgepalgalisi töökohti. Ja teine asi, mis võib-olla eriti südamelähedane on just mikroettevõtte seisukohast. Et ma siiralt usun, et meil tekib seadusandlus, mis ikkagi oleks võimalikult ühemõtteliselt tõlgendatav. See mikroettevõtja, kes tõesti ajab oma väikest asja, et ta ei peaks olema kuskil nagu allisttsoonis ja mõtlema selle peale, kas Maksuamet tuleb homme külla või mitte. Nii on väga palju neid mikroettevõtjaid. 55 000. Nii on väga palju. Aga jah, et siinkohal siis vast tõmbame otsad kokku ja aitäh kõigile kuulajatele nii koha peal kui ka Postimehe vahendusel ja aitäh kõigile panelistidele, et ma loodan, et teema sai siis selgemaks või? Jätkame sellega, ega täna selle koha pealt ära lükanud, vastupidi, et pigem pioneer on tegelikult, jaa. Absoluutselt. Nii, aga hästi. Aitäh.